romantika Pariisis, karneval Brasiilias või jooga Indias. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teiega on Õhtulehe reisipodcast Järgmine peatus ja minu nimi on Liina Koolman. Tänases saates läheme Jaapanisse ja tänane külaline Vanessa White reisis koos abikaasa ja 10-kuuse lapsega 6 aega siis Jaapanis. Tervist! Tere! No, kust siis ikkagi tekkis mõte, et minna just Jaapanisse ja 10-kuuse lapsega? No Jaapan on olnud ikka väga pikalt. Ma arvan, et kõik, kes on reisimisega natuke seotud või kellele meeldib reisida, siis Jaapan on alati seal kõrgel listis, et kuhu tahaks kindlasti minna, et see on ju ikkagi nii teistsugune võrreldes siin nagu mujal maailmaga. Et see on alati olnud nagu soov ja tahe minna. Aga siis elu on kuidagi niimoodi läinud, et kuidagi peale lapse saamist ja siis vahepeal abiellusime ja siis kuidagi tekkiski see auk, et mina olen ju lapse vanema puhkusel Eestis, meil on nii hea selles suhtes süsteem, et me saame ikkagi päris pikalt lapsega kodus olla. Ja kui siis millal veel parem aeg oleks, kui see, et sul on tegelikult töökohustustest vaba ja lapsega kodune, et kui me mehega tegime nalja, et rääkisime, et magamata ööd vahet ei ole, kas need magamata ööd on kodus või on need Jaapanis, et oleme siis magamata ööd Jaapanis hoopis, et tekkis ikka võimalik, ikka oli ette planeerimist ja see, aga jah. Jaapani kohta ma olen hästi palju sellist arvamust kuulnud, et lastega pole mõtet sinna selles võtmes minna, et see on niigi kallis. Mis me siis seal põhimõtteliselt lastele kulutame veel? Jah, õnneks, et meil oli laps selles suhtes nagu 10-kuune, et ta oli ikkagi väike veel, et siin temale otsuselt nagu suuri erikulutusi tegelikult ei pidanud tulema, et me ei pidanud talle eraldi lennukipiletit ostma, sest ta on sülelaps. Hotellides samamoodi, et ta on ikkagi väike, et tal ei ole mingit eraldi oma voodikohta vaja, et selles suhtes kõik kulutused, mis meil olid ikkagi 2 inimese kulutused. Et ta oli ikkagi selles suhtes lisa meil juures, aga tema peale mingid lisakulutusi, ma ütlesin, et küll ei läinud meil. Et see ikkagi on siis, kui see laps on suurem, et alates 2 aastast tuleb täis lennupiletust, et kui juba siis võib-olla juba mõtleks jah, ja siis ta on juba siuke rohkem jah, et ta oli meil ikkagi piisavalt titt ja beebi alles tol hetkel, et ei olnud nagu otseselt nii suuri kulutusi temaga seoses. Te tegite ülidetailse Exceli tabeli. On see siis teie pere tavapärane reisieelne ettevalmistus või oli see lapse pärast või oli see elukalliduse pärast? Miks te tegite seekord hästi detailse asja? See on natuke kõike. See on peamiselt ikkagi mu abikaasa sükene omapära, et talle meeldib, et kõik on sendi pealt välja kirjutatud, et muidugi mitte see, et ta ajab iga senti taga ja nüüd peab kõik kirja saama, aga lihtsalt talle on nagu huvi pärast, et me ei pannud seda stressi peale, et issand, et nüüd iga sent loeb või kopikas, aga ülevaate nagu poolest ikkagi jah, et tänapäeval see elukallidus ja kõik, et sa pead ikkagi ette planeerima, et see ikkagi lapsevanemal on ikkagi natuke vastutust ka, et sa ei saa lihtsalt minna ja loopida ja vaadata, et läbimõeldult, aga jah, see andis väga hea ülevaate, et tegime mõned kuud ette ja kui me hakkasime neid hotelli asju ette planeerima, siis sai see Exceli tabel tehtud ja see oli nagu väga hea endalegi, jah. Aga olid siis need numbrid seal ehmatavad? Kusjuures ma ei ütleks, iga inimene ju tema reisistiilid on ju erinevad inimestel, et ma ütleks, et meie ei ole süke, et me peame käima 5 tärni hotellis ja nagu nii-öelda luksuse peale mõtlema, et pigem on see, et oleks katus pea kohal, jah, väikse lapsega ikkagi vaatad, et oleks ikkagi inimlik see keskkond, Jaapanis on niikuinii ükskõik, kus sa lähed, on ikkagi nende see standardid ja asjad on tegelikult väga kõrged, isegi kui sa võtad selle odavama klassi ööbimise, siis tegelikult on seal ka nagu väga hea kvaliteediga, et selles suhtes me läksimegi ja võtsime ikkagi vaatasime neid odavamaid, aga et oleks piisavalt mugav ikkagi ka lapsega, et kuskil väga suvalises kohas ka ei olnud, aga natuke tegime eeltööd ja hostelites ja asjades ei ööbinud, aga ikka, et oleks ikkagi hotelli omaenda privaatne tuba, et jah. Millised siis need lapse vajadused olid toa vaates, et mis pidi olemas olema või mis ei tohtinud olla? No meie mõttes oli see, et kuna laps oli tol aeg 10-kuune,
ja ta ei kõndinud meil, ta on niisugune Rooma põrandal mängiv laps, et meil on ka alati niisugune põhimõte, et laps kasvab põrandal, on ju, et lasta tal nii palju ringi käia ja uurida, kui ta ise tahab. Et siis Jaapanis on teada, et on hästi pisikesed. Inimesed elavad ise väikestes nagu pisikestes tingimustes ja hotellid on ka hästi pisikesed, et ma seda nagu üritasin seal jälgida, et meil oleks ikkagi toas väike nurgake, kuhu laps saab nagu maha panna ja ta saab seal omaette mängida, et roomamist harjutada ja kõndimist harjutada, et me ei tassiks seda terve aeg seal süles ja igal pool, noh, et tal oleks ikkagi võimalus areneda ka. Et see oli mu ainuke nagu mure, et kui me neid kohti vaatasime ja broneerisime, et ei oleks väike, et sa astud tuppa ja sul on ainult voodi ja üks väike kapinurk, vaid sul oleks natukenegi ruumi seal astuda, et lapsel oleks mugavam. Oli keeruline leida selliseid kohti? No ikkagi, ütleme, et 10 variandist 3-4 olid niisugused sobivamad, et ikkagi pidi ikkagi natukene uurima. Et see oli esimest korda nagu reisile planeerides, et vaatad niisuguse nurgaga, et polegi kunagi varem pidanud vaatama, et oleks mingisugune põrandanurk või elutoa nurgake nagu olemas. Et selles suhtes muidugi, kui sul on eelarve on kõrgem, siis on väga lihtne leida, ei ole mingit probleemi, aga jah, kuna me olime kuu aega, siis ei ole see, et iga ööbimise peale tahaksin mingi üüratu summa ka alla panna, et pigem ikkagi vaatasime sealt madalamast klassist ja siis jah, pidi natuke rohkem aeva nägema. Mis see keskmine hind seal madalamas klassis üldse on? Seal ma jään oma abikaasa Exceliga. Kaudu sa ei oska ka öelda, kas me räägime 50, kas me räägime 100, 50, et mis suunda ma tean ta seda, nagu et läks? näiteks kui me Osakas olime, siis me olime seal vist, see oli kõige pikem, me olime seal 7 ööd ja seal oli meil, ütleks, kõige mugavam elamine ja korter. Ta ei olnud seal kesklinnas sees, ta oli pigem nagu linnast väljas, nagu natuke nagu vaesemas piirkonnas, hiljem saime teada, tegelikult ei oskanudki isegi nagu oletada, aga hiljem abikaasa lihtsalt guugeldas, et mis see piirkond on ja siis tuli nagu Google andis info, et see on üks Jaapani vaesemaid piirkondi, mida ei oleks ise tegelikult nagu isegi osanud arvata, aga Google'i andmetel. Ja seal 7 ööd meil vist oli, see oli niisugune väike nagu korteri moodi juba, isegi see oli nagu luksus meie jaoks lausa, et see oli natuke suurem ja seal vist me maksime 7 öö eest, kas see oli mingi 450 eurot või? Oi, aga see on ju väga vähe. See on väga hea diil. Ma ikkagi, aga seal on ka see, et me broneerisime ette oma ööbimisi 3-4 kuud või. Et kui oleks, me vaatasime seda sama kohta, et kui me seal olime, et kui me tahaks ala nüüd pikendada või midagi, siis oli juba nagu 1 öö oli juba pool sellest hinnast. Et see oli, ma arvan, et see süke ajastus, pluss me käisime märtsis, et see oli vahetult enne või süke Sakura hooaja nagu algus, et siis ei olnud see täistuuridel, see turismihooaeg veel neil alanud, et siis ka tänu sellele meil hinnad natukene nagu paremad seal, et kui me oleks nagu vahetult enne broleerinud või nii, nagu me tavaliselt reisime, et lähme kohale, vaatame esimese hotelli ja siis vaatame edasi, et siis me arvan, et meie eelarve oleks ikka 2 korda suurem olnud, kui mis meil nagu läks praegu. Kas see oli muidu lapse esimene lend või sinna Jaapani poole või ta oli enne ka lennanud? Enne ka lennanud. See oli esimene väga pikk lend, see oli 14 tundi, et seda ma kartsin tegelikult meeletult. Aga õnneks ta oli öölend ja ülimega hästi läks, et see lend läks kuidagi nii ruttu ja kiiresti, et muidu me oleme niisugused Euroopa piires lennanud, et kuna elukaaslane on Brit mul, siis Inglismaal tema perel külas, siis ta oli juba 2 kuune, kui me käisime, et lennureisidega, ta on selles suhtes harjunud, aga pikka reisi ma veits kartsin, aga tegelikult ei olnud viga, öölend oli ja magas mul seal süles ja kui ta ärkvel oli, siis see endal läks ka lennuaeg kiiremini, sa pead lapsega tegelema ja talle ju nagu nii-öelda natukene seda entertainmenti pakkuma, siis mängisime seal ja me jalutas ta ka ringi edasi-tagasi mõnikord, kui vaja oli, aga ma ütleks, et 80% lennust laps magas, et endal olid jalad veel natuke surnud, sest ta magas sul süles, et ei olnud temal oma eraldi istet, aga ei olnud nagu väga üllatavalt hästi läks see lend. Aga samas oligi jällegi see, et kui me esimene nagu lennuots sinna, siis me jäime esimene Tallinnast Helsingisse ja Helsingist siis Tokyosse otselennuna, siis
meie esimene lend hilines ja siis me pidime mööda seda Helsingi lennujaama nagu maratoni jooksma, see oli kõige raskem osa lennureisist, et kuna nad õnneks ootasid meid ära, aga me olime, kes viimasena lennukisse astusid ja uks läks meie järelt kinni, et ma ei tea, kui kaua see lennuk seal meie järgi ootas, õnneks nad ootasid meid ära. Ja siis ma ka istusin maha ja siis ma ka seal stjuardessile, et vabandust, et kui meil on laps ja bla bla, et kuidas on just, ei, te näete nii nagu rahulikud ja chillid välja, et ära üldse muretse, ja siis mingi, et äge, et nagu stjuardess tundis ka meie sellest rahulikust vaibist ära, et ei ole mingit probleemi, et tegelikult oli väga hästi. No minu enda kogemuse järgi ütleme 9-10 kuud, 8-9-10 kuud on päris keeruline lapsega lendamisel, et tal juba tahab liiga palju liikuda, aga ei ole sellist nagu mõistust, et nagu natukene rohkem mingisuguseid asju teha, et sa võid ju seda raamatutele näidata, aga see on lihtsalt visatakse maha ja lükatakse maha, et ma ise tunnen, et see on seni olnud kõige keerulisem periood, et kui ta on täitsa pisikene, nagu sa ütlesid 2 kuud näiteks lennata, ideaalne aeg. Või siis, kui ta on juba suurem natukene, mingi 2 või 1,5, et siis on nagu ka lihtsam, aga see 9-10 kuud, teil läks kuidagi eriti hästi, mulle tundub. Selles suhtes ma tean ju kõrvalt ka tuttavate lapsi ja ma ise kunagi kui minevikus töötasin lapsehoidjana ja kokku olen lastega puutunud. Meid on väga õnnistatud hästi rahuliku lapsega. Ta on hästi chill laps. Seal ta tahab palju ronida ja sükest, aga ta on pigem ta kodus ka, kui on mänguasjad ja asjad, siis ta ronib kuskile diivani nurka, viskab ennast lebosse ja siis vaatab ringi, siis nokitseb oma mänguasjadega, et ta on pigem nagu tahabki just seda nagu ajutööd rohkem saada kui füüsilist, et ta on teistsugune laps meil natukene. Mul on täiesti tulesädemed mõlemad. Jah, sul on vist poisid ja sul on tüdruk. Tüdrukud on natukene sellised viitsivad nokitseda võib-olla. Aga ma räägin, see 8-9 kuud on see vanus, kus tegelikult seda mõistust nii palju ei ole, et pigem tahavad ronida ja oma nagu nii-öelda kehaga maailma avastada, et ringi roomata ja suhu toppida ja kõike värk, et eks ta seda ikka teeb. Aga õnneks tal oli seal põnev ja eks ta minu otsas ronis ja mehe otsas ronis ka palju, et see oli endale raske ja tüütu. Aga õnneks ta nagu ma räägin öölendali ka, siis oli lihtsam, et tal uni oli suur ikkagi, et surus peale. Tol aeg oli rinnalaps ka veel, et siis õnneks oli see salarelv, et paned lapse rinnale ja õnneks jäi magama. Palju see ajavahe oli Jaapaniga, Eesti ja Jaapaniga? See oli päris korralik, see oli 8-9 tundi, et ikkagi oli ja see oli ka põhjus, miks kui me Jaapanis seda nii-öelda majutuse plaani tegime, et kus linnas, mis aega veedame, siis esimeseks me võtsimegi, nädal aega oleme Tokyos nii-öelda aklimatiseerumine, et ma ise kartsin ka seda, et see ajavahega läheb natukene keeruliseks ilmselt, et annamegi nädal aega, ei ole mingit pressurit, et 2-3 päeva pärast peame kohe kuskil uude kohta hakkama minema uues riigis, uued süsteemid, et Jaapan on ju nii erinev ka, et siis panimegi nädal aega ja tegelikult läks päris ilusti, et esimesed 2-3 päeva olid süksed, et aga õnneks ei olnud nagu väga suurt probleemi, et ma ei pannud ise ka endale seda nagu survet peale, et sellel kellaajal peab magama või seda, et lasin lapsele oma keha kuulata ja kuulasin enda keha, et magasime ja läksime nagu väga ilusti läks rütmi. Et see ongi pigem ka see, et ei pane mingid ootusid peale või pane mingit suurt survet või mingit ajaplaani paika või mis iganes, sest siis teadagi läheb kõike lappe, et lähebki niimoodi, et sujuvalt vaatad, et annadki endale seda aega, et ei pane mingit survet peale, et nüüd peab minema seda vaatama, nüüd peab minema toda vaatama, nüüd me oleme siin, et aeg oli meie luksus sellel reisil, et me saime 6 aega seal olla, et see oligi. Oskad sa umbes öelda, mitu päeva tal läks aega lapsel siis, et ta enam-vähem läheks sinna Jaapani aega üle? Ma ütleks ka 2 päevaga. Päris kiiresti siis? See oligi, ma räägin, et ma lasingi tal, see esimene nii-öelda päev või õht oligi see, et kus ta seal, kui ta tavaliselt läheb ööunne meil kodus 7:30-8 aeg, siis too aeg ta läkski, ta oli võib-olla juba seal kohaliku aja järgi, siis ma ei mäletagi enam nii täpselt, aga ta läkski enam-vähem seal 7-8 aeg magama, aga siis ta ärkas
9 aeg seal õhtul üles uuesti, siis ma vaatasin kella taha ja Eestis ongi umbes mingi alla lõunaune aeg, mis ta tegi, on ju. Et siis ta oligi seal üleval ja ärkvel ja chillis meiega siuke, ma ei tea, kella 1-ni öösel või, aga mingit okei, endal ka, ise oledki ju ka natuke ajavahest nagu segaduses. Ja siis olimegi ja mängisime ja siis järsku nagu endal tuli väsimus, nägin teda ja siis natukene ikkagi suunad, et jääme magama ja keskkonna teed ju hämaraks ja pimedamaks, et nüüd on ööaeg ja tegelikult läks nagu täitsa sujuvalt. No olid sul enne seda reisi ka mingisugused hirmud, murekohad ja kas nad realiseerusid? No kõige rohkem ma kartsingi seda lendamist. Et see on nii pikk lend, et kuidas me hakkama saame selle lennuga ka nagu ei olnud kõige hullem. See oli väsitav endal kehal oli füüsiliselt see väsitav, aga selle ju kannatad ära täiskasvanuna, sa saad aru, miks sa seda teed. Aga seal koha peal, see oligi, ma räägin minu mure jälle, et lapsi saab piisavalt palju ringi avastada, et see on niisugune märtsikuu, et see ei ole nii soe õues ka, et sa ei saa teda kuskile nagu ringi lasta roomama, aga tegelikult reaalsuses oli see, et Jaapan on lastesõbralik riik, et igal pool kaubanduskeskustes, igal pool on laste mängunurgad, et tegelikult on, ma tean, et statistiliselt neil on ju väga väike see sündimus ja kõik see, et siis nagu eeldaks, et võib-olla ei ole seal nagu nii palju seda mingit lastekeskset asja, aga tegelikult kõik tuttavad, kes on varasemalt seal käinud, ütlesid, et ei, seal ei ole mingit probleemi, et seal on väga äge, et nagu kõik on nagu lastele nagu väga hästi läbi mõeldud ja asjad ja tegelikult oligi. Ja lapsi linnapildis tegelikult ma nägin palju nagu, võib-olla kas see on see kollase auto efekt, et kui sul on endal nagu laps, siis sa näed teisi lapsi linnapildis, et mina nagu nägin igal pool neid nagu lapsi ja lapsevanemaid ja neid emasid ringi jalutamas lastega, et väga mugav oli. Ma harjusin seal nii ära selle mugavusega, et sa lähedki avalikus kohas WC-s, esiteks sul on seal kõik laitmatult puhas, vahet ei ole, kus sa lähed, kas sa lähed pargis või kaubanduskeskuses, seal on laitmatult puhas, seal on lapsele alati seina peal see väikene istmetool, kus seda sinna saad panna, et sa saad ise rahulikult nagu WC-s käia, et ülimunus ja mugav oli. Mis istmetool, nagu mingi söögitooli moodi nagu, asi selline? Nagu et paned nagu istuma sinna? Jah, et ta on nagu seina küljes. Kui võtad mähkmelauaa ja keerad alla, siis seal samas kõrval oli ka süke väike nagu voldid alla seina pealt ja on süke nagu söögitooli moodi nagu iste lapsele. Et ei näpi kõike seal vetsus. Ja ma ise olen see, et kui ma pean kuskil avalikus kohas vetsu minema ja ma olen üksi lapsega, siis ma lihtsalt hoian ühe käega kinni, palun ära, keera ennast kuhugile maha. Et nemad kõnnivad ammu ju, et üks on mingi suurem ja teine kõnnib ammu juba. Aga alati on see hirm, et laps, ma ei tea, hakkab mäkerdama seal WC põrandal. Just, et seal jah, just, ma tean. Aga rohkem hirme sul ei olnud, sul oli ainult lendamise ja selle osas, et kas laps saab normaalselt liikuda. Et sa läksid väga külma kõhuga. Jah, ma ütleks, ma ei ole siuke väga muretseja inimene võib-olla. Mul on väga-väga toetav ja abikaasa ja me oleme nagu väga hea tiim koos, et ei oskanud midagi nagu karta, sest me oleme varasemalt ka tegelikult ju päris palju ringi reisinud ja käinud ja et nagu see oligi, et sa ei sea enda lootusid. Ja ma tean, et Jaapan oli äge, et ootasin, et sealt tuleb midagi ägedat ja toredat, aga ei seadnud ootusi. Võib-olla asi, mis oli nagu ootamatu või mida ma ei osanud, nagu alguses oli võib-olla endal raske, et sa oledki uues kohas, sa tahad minna ja avastada tegelikult, et see ongi ju nagu nii äge, et sul on nii palju asju, nii palju võimalusi, kus käia, mida teha, et nagu tahaks minna, aga siis jällegi sa pead arvestama ka lapsega ja tema heaoluga, et sul ei ole mõtet hommikul vara ja õhtuni välja, et käid ringi igal pool, et ta tahab ikkagi nagu oma rahulikku rütmi ka saada, et jube raske oli endale öelda, et ei, sa ei pea igale poole jõudma, võta rahulikult ja siis on see, et issand, mis ma passin siin hotellitoas, et ma olen ju Jaapanis, miks ma ei lähe sinna ja miks ma ei tee seda ja miks ma ei tee toda, et me ikkagi käisime, aga päevas üks see, et ikkagi jälgid, et lapsel tekiks see oma nagu see turvaline rutiin, et sellel kellaaegadel on see lõunauni ja et selles suhtes, et me peame tagasi hotelli jooksma, et ikkagi magas kärus jooksvalt ka ja kõike see, aga ikkagi nagu põhirütm oli see, et lapsel oleks nagu ka nagu turvaline ja mugav, et ma ei tassi teda enda nagu tahte järgi igale poole ringi, vaid et me võtamegi selle tempo maha ja. Aga ometi te käisite matkal isegi? Jah. Aga see oli ka ette planeeritud, vaata, see on kõik nagu nii läbi planeeritud, et jällegi, et see matka osa, füüsilise matkamise osa oli, eks ta oli üks terve päev, aga see oli ka see, et
enne seda jällegi, et rahulikult on ja hommikul ei pea kohe kell 6 sinna rajale minema, vaid ärkame üles, natuke aega sööme hommikust ja siis hakkame umbes siis minema, kui lapsel lõunaaeg uni tuleb, et siis ta äkki jääb seal matkakotis magama ja värki, et natukene ikkagi ajastad selle lapse järgi seda värki. Missugune see matkakott oli või kuidas te teda last tassisite, et ega 10-kuune laps enam ju nii kergeke ei ole? No jah, kerge ei ole ja meie laps on eriti tavapärasest lapsest veel suurem ja raskem. Palju ta siis on teil? Ta on siuke 13-14 kilo kaalub, ta on ikka seal, kui sa võtad Pontsakas preili. Jah, kui sa võtad selle kasvukõvera, siis ta on juba sünnist saati, arst ütles nagu raketina taevas seal kõikidest protsentiilidest nagu kõige kõrgemal. No kuidas te siis jõudsite teda tassida? No õnneks on, abikaasa tassis. Ja me võtsime reisikäru kaasa ja võtsime kaasa selle nii-öelda kandelina ja me ostsime eraldi reisi jaoks selle matkaseljakoti. Ja mõtlesin, et okei, selle 3-ga on ja peaks hakkama saama. Ja mõtlesin, et see matkaseljakott oli ainult selle, mõtlesingi, et kui me lähme sinna matkale, et siis on selle jaoks on ja et võib-olla vaatab, et võib-olla kasutame seda kuskil mujal ka ja sellest sai meie number 1, et see sai ikka täie raha eest kasutust, et see oli kõige parem investeering üldse reisimisel. Sest et esiteks ta läheb sinna seljakotti, tal oli seal hea mõnus mugav istuda, tal oli siuke oma väike ruum seal, seljakotil on omad taskud ja asjad, sinna me saime oma mingid mähkmed asjad, ma olin pidanud eraldi mingid mähmekoti ja asjad tassima, see kott läks abikaasale selga, mitte mulle selga, ja eks ma ise proovisin ka tassida, aga ikkagi abikaasal on seda jaksu ja jõud rohkem, et mina sain käed taskus ringi seal kõndida kõrval ja samal ajal lapsega toimetada, kui ta seal seljas oli, ja transport, kuna meil autotega midagi seal ei rentinud, vaid ühistranspordiga ja seal on ju rongid ja metrood ja asjad, et trepist üles alla, et üli mugav, et sa ei pea otsima, käruga ka, aga käruga siis otsid pigem neid lifte ja asju, mõnikord tassisime trepist üles alla, aga tegelikult igal pool on liftid olemas, et siis otsid neid lifte ja asju, aga siis sa pead jällegi planeerima, kus on see Tokyo eriti metroo ja ühistranspordisüsteem, kes on võib-olla käinud või et see on midagi teistsugust, et sa pead ikkagi korralikult seal oskama nagu ellu jääda. Mis sa silmas pead midagi teistsugust, et mis seal siis vastu vaatab? Seal on, kui sa nagu nii-öelda uustulnukana vaatad korraks peale, siis seal on see on nagu sipelgapesa, et kõik sigin-sagin käib, aga kui sa hakkad nagu korralikumalt sisse vaatama, siis igal asjal on oma nagu kindel põhjus ja nagu see toimib nagu kellavärk mingis mõttes. Et sa kõnnid õigel pool, sealt läheb õigel kellaaeg, kui sa millisest väljapääsust kõige lihtsam on siseneda rongi, millisest on kõige nagu parem väljuda, et sa saad sellest trepist otsa, et sa järgmisele ühendusele jõuaksid piisavalt efektiivselt, et tegelikult see on väga efektiivselt kõik nagu välja mõeldud, et ongi, et kui sa oled 3. vagunis ja sa saad selles peatuses maha minna, siis kõige parem ongi sealt väljuda ja siis sellest trepist üles minna, siis sa jõuad kõige kiiremini oma järgmisele rongile. Et see, et siis käruga ongi see, et aga see on käru nii-öelda vagun on ainult esimene või viimane vagun, siis sa peadki sealt ühest vaguni otsast või perooni otsast siis teise kuskile lifti otsima ja siis see ajakulu on jällegi suurem. Aga sa mujal ei saa siis suvalisse vagunisse, sa käruga ei tohi minna või kuidas sellega on? Pigem mitte, kohalikud ikkagi vaatavad väga altkulma sellele, et kui sa oled kuskile suvalisse kohta, ikkagi ette nähtud koht on kärudel, et neile väga, eriti kui sa oled nagu tipptunni aeg või see on nii-öelda see, kus on need 9 ja kella 5 ajas, et kus on rahvast eriti palju, et kui sa oma käruga sinna kuskile suvalisse kohas ette jääd, siis sa saad ikka väga palju kurjasid pilke. Et seal on ikkagi omad reeglid, omad asjad, et me ka, et ei tahtnud seal kohalikele ka mingisuguse rumala turistina seal muljetata, et ei taha, et teeme ikkagi, me oleme sinu riigis, me respekteerime sinu reegleid ja asju, et siis ikkagi jah, et seda nad väga nagu jälgivad seal korralikult, jah. Aga käru on ikkagi pigem vajalik seal Jaapanis või sa soovitaksid allaaastase lapsega ikkagi mingisugust kõhukotti või see matkaseljakotti või mida asja? Mugav, eks igal perel on omad vajadused, et kuidas harjunud oled, aga mina arvasin ka, et käru saab meie nagu number 1 selleks, et kindlasti kaasa võtta, aga tegelikult eriti linnas olles, siis see matkaseljakott oli meeletult mugav. Et
kerge viskad selga, võtad maha pannes, tal on see oma see jalatugi, et see kott seisab stabiilselt nagu põrandal ja laps seal, et meil see matkakott oli nagu mega. Ja mis te nüüd Eestis kasutate ka seda agaralt või on nüüd ta juba liiga suur selle jaoks? Otseselt liiga suur ei ole, me mõtlesime küll, et me hullult hakkame agaralt kasutama, aga nüüd jällegi ta seisab meil kapinurgas, aga samas me ei ole nagu väga, ma arvan küll, et nüüd kui suvi tuleb, et rohkem mingeid rabamatkasid ja asju teha, et siis ma arvan, et kasutame rohkem, et praegu meil siuke kodu juures, kui me käime pargis või väljas, nüüd tal on oma see väike 3-rattaline ratas ja sellega, et ta pigem tahab nagu seal, et nüüd ta tahab rohkem nagu ja nüüd harjutab oma kõndimist ja asju, et nüüd ta tahab pigem seda, et ta ei taha seal kotis või kärus väga olla, et siis seda, aga ma arvan, kui me nüüd suve jooksul kuskil rabamatkadel asjale käime, siis ma arvan, et saab see kott uuesti kasutust. Tee korra reklaami, võib-olla sa mainisid, kus te selle ostsite ja palju see maksis? Meil on see tuulekott, mina pooldan järelturgu, meie ostsime järelturult oma koti, tuule saapling oli, mis selle nimi või? Ma tegin väga-väga korraliku põhjaliku eeltöö nendele seljakottidele. Et mul oligi, et ma teadsin, et ta veedab seal päris pikka aega, et päris paljud seljakotid on sellised, kus nagu ei ole seda korralikult nagu ergonoomilist toestust ja see tuule oli nagu ainuke, kus on korralikult põlveõndlane, niisugune mõnus, mugav pesa seal lapsele. Et selle ja seda vist täishinnaga vist Eestis vist peaks Baby Shop seda müüma, aga minul õnnestus leida see üks arvik ja ka keskkonnast, sest muidu ei olnud mitte kuskilt. Ma tean, ma nägin paljusid kuulutusi nagu järelturult, et kes nagu tahavad seda osta ja igalt poolt ja üks sattus ja sain, ma ei mäletagi, mis hinnaga. Aga olid rahul selle hinnaga, et mõtlesid, et pagan see hästi ei, ta on ikka krõbe, kui ta seda uuena osta, siis ta oli ikka väga krõbe hind. Ma jään tõesti, ta on ikka mingi, ikka 500-600 euro ringis, et ta on ikka kallis. Ütle mulle uuesti see nimi tuule, mis asi? Saapling või? Essiga, ja juba pakub välja, vaatame, ma tunnen juba täitsa huvi. Palju see võiks maksta mingi tshop.ee 343 eurot. On soodushind see või? Ja näed soodushinnaga praegu. Vaata, praegu on soodushinnaga juuni alguses. Nii et ega ta odav ei ole otseselt. Et sinna juures seal, mis ma järelturult sain, seal oli meil eraldi juures veel see vihmakate ja siis sinna taha käib veel eraldi veel üks kott, lisakotike, mida saab siis nagu kasutada. Meil oli kõik need lisavarustused ka seal kaasas ja saingi põhimõtteliselt selle 300 euriga nagu, mis see nagu nii-öelda täisväärtus oleks olnud siis poole suurem nagu põhimõtteliselt. Et meil selles suhtes, et oli igati väärt, et mina võitsin sellega, et ma ei pea minema poodi täiesti uuena ostma, vaid kui kellelgi on oma kasutus ära ja täitsa korralikus seisus oli ka nagu, et jah. Aga rääkides sellest matkast, et mis matk see selline oli, et miks sinna ja kuidas siis lapsega läks? See on üks Jaapani populaarsemaid nii-öelda väikeseid matkajupikesi. Ta on kus ma nüüd mõtlen. Ja eeltööd tehes ja seal koha peal olles ka, me saime teada, et nagu Jaapanisse minnes seal on nagu tal on nii palju erinevaid võimalusi, mis seal teha saab. Kes läheb sinna ainult suusatama, siis seal on suurepäraselt mingisugused suusakuurratid ja suusavõimalused. Kes lähebki sinna, ma tean, mul väga hea sõbranna käib ainult matkama seal. Iga aasta põhimõtteliselt tahab käia ja temal on nagu matkarajad. Selles mingit küimelik, miks sa lähed ühte samasse riiki kogu aeg ainult matkama. Ja veel üsna kallisse riike. Kaugesse ja kallisse. Ja, aga nüüd ma saan aru, miks ta käib. Tahaks ise ka. No, aga mis seal siis oli? See on äge, see on siuke Jaapanis nagu ajalooliselt on siuksed väiksed mägedes on siuksed postilinnad ja seal on ma jään nüüd nime võlgu, mis selle linn, kus meie käisime, oli Magome ja või ma jään nüüd, kas ma võin korraks Excelist vaadata, kus me käisime. Ma korraks... No pole hullu selles mõttes, et ma vist kirjutasin ka, kus me käisime. No ma peaksin välja otsima. Okay. Tea, mis see ei ole ka praegu kõige tähtsam, ma arvan, et ühesõnaga, miks see oli äge, oli see, et ühesõnaga see point on see, et seal on väiksed nagu postilinnad, kutsutakse seda, et kuidas vanasti postiljonid käisid ühest linnast teise, neil tekkisid oma matkarajad sinna ja see nii-öelda see suur
matkarada on, see on 100 kilomeetrit, seal ongi ühest väiksest külakesest teise nagu, ja me tegime siis ühe selle väikse lõigu ühest külast teise, ma jään siin nimed võlgu, mida me tegime, aga see on see nii-öelda kõige populaarsem, mida siis nagu tehakse. Ja tahtsime ka nagu näha ja nagu proovida ja ongi see, et sa saad suurlinnast välja, sa saad seda autentset Jaapani nagu nii-öelda siis vana kultuuri seal näha ja see arhitektuur ja kõik see need nii-öelda väiksed külaliste majad ja ongi see, et sa lähedki ja sa ööbid seal selles väikses külaliste majas, kus on see tatami matid on põrandal ja seal ei ole voodid ja midagi, võtadki kapist oma mati ja viskad põrandale ja magadki seal. Ja siis ongi see õhukesest paberist need seinad ja lükanduksed jooksevad ette, et see ongi sinu väike tuba seal. Et see oli nagu väga äge kogemus ja siis olimegi, me läksimegi, ilma lapseta saakski muidugi, me mõtlesime, kui läheks, siis saakski, aga lähedki ühest linnast teise ja siis ööbid nagu eri kohtades, aga me võtsime selle ühe sama linna, et nagu 2 ööd, et siis me läksimegi, matkasime selle 7 kilomeetrit ära ühest linnast teise, see on muidugi mägedas, et seal on nagu hästi varieeruv maastik ja see oli nagu, ei olnud midagi üle jõu käivat, et seal olid igasugused inimesi, et olid vanemaid inimesed, kes võib-olla ei ole mingisugused väga sportlikud, aga ikkagi nagu omas tempos rahulikud ja olid ka mingisugused hullud fanatid ja kes seal poolenisti läbi jooksid selle, et seal on igas nagu füüsilise võimekusega inimesed suutsid seda teha omas tempos ja meeletult ilus loodus ja kõik ümber ringi ja siis läksime ühest linnast teise ja siis me lihtsalt võtsime bussiga tagasi ringiga, et oma sinna ajutisse ööbimiskohta, kuigi me hiljem tagantjärgi, et tegelikult oleks võinud seal järgmises linnas ka nagu võtta, aga me ei teadnud lapsega ette planeerides ja nii edasi oleks pidanud siis tegelikult kõiki asju kaasa tassima, et ja see, et kuna, et nagu nii tassid seda rasket last seljas, et siis võtame oma kotid ja kompsud, siis ei oleks nagu nii nauditav olnud, et jällegi põhjus, miks lapsega tegi natukene elu nii-öelda võib-olla keerulisemaks, et sa pead natukene jällegi ette mõtlema, et sa pead neid kuidas ja mida, et sa naudiksid ka samal ajal nagu. No kuidas ühistranspordiga liiklemine oli, kui teil laps kaasas oli? Nagu kellavärk, ei olnud mingit nagu probleemi ja kohalikele õudselt lapsed nagu meeldivad, et väga äge oligi see. Välja arvatud, kui nad ei ole selles vagunis, kus nad ei tohi olla. Jah, seda ka, ja kui sa oled neile ees seal oma käruga. Ei, kui sa oled seal vagunis oma lapsega, kui laps on sul süles või kuskil, see on okei, või kui sa oma käru kokku voldid, aga kui sa oma käruga seal laiutad keset seda vagunit ja neil on niigi seal kitsast, siis nad vaatavad küll, et mis sa teed. Aga jah, selles suhtes neile väga hea, lapsed meeldivad ja mulle laps sai sealt väga palju tähelepanu ja selgel õppis ära juba selle, et reisi lõpuks siis ta nagu otsis inimesi ja naeratas ja ootas seda reaktsioonil, et see juba nii eeldab, et inimesed talle nagu tähelepanu pööravad. Et väga äge. No ja siis katsetab sama Eestis ja Eestis ollakse segaduses, et miks see laps mulle naeratab? Jah, mõnikord ma olen nüüd tähele pannud, ta on selles suhtes väga, kui me isegi käruga ringi jalutame, siis ta lehvitab kõigile ja ta ootab seda reaktsiooni tagasi. Ja ma alguses arvasin et nüüd Eestis olles, et vaene laps, et süda murdub, et keegi talle vastu ei lehvita ega naerata, aga ta on isegi mõned nagu kõige nagu kurjema välimusega süüksed mehejõmmid saanud naeratama ja vastu lehvitama, nii et ikkagi mõnikord toimib, mõnikord keegi ei pane tähele isegi, et ta lehvitab, siis kõik on oma ninad telefonis või kuskil ei pane tähele, aga mõnikord tal veab ja mõnikord ta saab ikkagi reaktsiooni vastu. Täna hommikul viisin oma 3-aastast lasteaeda ja siis ta on sellises perioodis, kus ta juba räägib hästi palju ja igasugustel teemadel ja siis ütlesin, et näed, onu rehaga riisub käbisid ja siis mees kuulis seda ja siis ta lehvitas talle ja see oli nii vahva. See on väga tore. Et see ongi nüüd, kui ise ka lapsevanem oled ja näed ühistranspordis teisi lapsi, siis sa tead, kui väärtuslik on see, et sa sellele võõrale lapsele nagu nii-öelda tagasi reageerid. Et muidu mõtled, mis asja, mis mina, me ei hakka endale mingit piint, või et mis ma siin reageerin, pole minu laps. Aga tegelikult on see nii oluline ja lastele nagu nii äge, kui sa neile vastu reageerid. Jaa, absoluutselt. Transpordist veel, et ühistransport on väga hea, aga autot ei tasu seal rentida. Või pigem mitte, isegi riigi nagu ühest linnast teise reisides ühistransport on neil nagu nii hästi toimiv. Ja autoga on see, et eriti kui sa tahad, linnasiseselt on nii kaootiline ja palju liiklust ja kõik see, ja kui sa tahad ühest linnast teise reisida, siis need maanteemaksud pidid olema üüratud meeletult suure summaga, et sa juba maksad seal ennast nagu ogaraks. Et kui rongid sul toimivad nagu nii ideaalselt ja nad sõidavad ikkagi päris tihedalt, et siis nagu milleks?
no sa juba hakkasid hinnast rääkima, et ogarad hinnad võivad olla seal maanteemaksud. Kuidas see Jaapan siis hinna mõistes on, et ja ka kuidas säästa? Kas üldse saab? Kindlasti saab. Jällegi sõltub, ma ütleks, et meil pigem oli see, et kontrastina eriti nüüd siin viimasel ajal Eestis olles ja elades, et ikkagi Jaapanis on ikka odavam. Jaapanis on odavam kui Eestis? Ma ütleks küll, jah. Wow. Kui sa võtad nii-öelda toidupoes käimise, kui sa võtad ühistranspordi, jah, selles suhtes, et ööbimised ja need hotellid, seal ma räägin, et me saime jällegi selles suhtes, et nagu kui sa ette planeerid, et jah, et võib-olla ööbimine on see, kus on see natukene kallim see olukord, pluss on neil nüüd vist, kas nüüd selle aasta oligi vist märtsist või aprillist alates neil muutusid mingisugused seadused seal veel, et mingisugused suuremad maksud lähevad sinna turistidele, nendel hotellidele ja asjadele juurde, ja kõik see arvutatakse sinna hinda sisse, et need hinnad seal ilmselt nagu tõusevad, et see turism on seal väga-väga tõusvas joones, et see on nagu, tänapäeval ka iga teine vist käib juba Jaapanis vähemalt oma nagu nii-öelda vaatad ringi, siis see käis Jaapanis ja too käis Jaapanis ja et nagu, et võib-olla see on lihtsalt praegu, see on jällegi see kollase auto efekt mul võib-olla, aga tundub, et nagu hästi populaarseks on see Jaapani nagu sihtriik läinud, et kui nagu varasemalt kunagi Jaapan oli see, et see eksootiline nii kaugel, siis tänapäeval nagu ikkagi päris palju rohkem käiakse. No aga lennupiletid on jätkuvalt päris krõbedad. Kuidas palju teie maksite lennupiletitest umbkaudu? Seal oli jällegi mul abikaasal oli umbes viimase 10 aasta jooksu kogunenud krediitkaardile lennumiile. Ehk siis kuna me oleme nagu palju reisinud ja see, ja ma ei tea, mis süsteem seal täpselt on, Inglismaa kaudu, siis tal oli neid väga palju sinna kogunenud ja tänu sellele jällegi aastate pikkune kogumine seal, ta nagu nii-öelda passiivselt taga, et tänu sellele me saime enda lennukipiletid vist, kas see oli 700 € nagu edasi tagasi, et me saime nagu väga odav, aga tänu sellele, et see poole hinnast maksid need lennumiilid meil nagu ja kui sa tegelikult mõtled, 700 € ei ole mingi hüper-super odav üleüldises mõistes, et ma alles hiljuti nägin Lõuna-Koreasse Tallinnas pileteid 600 alguses, aga ongi see, et Jaapanis see on nagu alati ikkagi kallim. Jah, seda väga nagu ei näe sellist 700. Ja süksed nii-öelda, jah, sest sinnagi ikkagi see jah, isegi nagu, ja kõik lennud on alati täis ära müüdud nagu, täis bukitud, ei ole seda, et sul mingi pooltühi lennuk sinna lendab, et järelikult ikkagi sinna rahva see nagu nõudlus on ikkagi nii suur, et inimesed käivad, et neil ei ole pointi seda odavat pakkumist sinna teha siis järelikult. Kas teie siis kuidagi püüdsite säästa seal peale siis selle planeerimise ja varasema broneerimise? Jah, selles suhtes, et me ikkagi tegime ka omale nii-öelda need päeva budgetid ja mida võib nagu kulutada, mina siis võin kulutada, sest abikaasal ei ole seda probleemi, aga et nagu mina, et palju ma shoppamisele ja kõigile sellele, et mitte et see, et sa nüüd ei tohi, vaid see, et kui sa tahad, et me ei läheks nagu täiesti pankrotti, siis sa võiksid umbes nii palju kulutada, et aga meil oli ka jällegi see, et me ei käinud kuskil udupeenetes restoranides ja mingis, seal on väga ägedad restorane, kus käia, aga seal on jällegi lapsega reisides ei ole võimalik, sest sul ei ole seal ruumi. Ja ma mõtlesingi, et me ei surunud ennast väga kuskile mingisugustesse kulinaaria mingisugustesse elamustesse, vaid enamus aega käisime toidupoes ja ostsime neid bentobokse ja asju, mis oli tegelikult väga odav hinnaga. Mis on bentoboks? Bentoboks on nagu siuke lõunasöögiboks, kus ongi, sul on erinevad, nagu see on valmis tehtud, nagu valmis toit põhimõtteliselt, et sul on nagu seal karpi nagu ja siis neil on seal, sa lähed sealt supermarketist või sellest välja, seal on isegi mikrolaineahjud seal kohe olemas, et sa võid need kohe soojaks ka seal jooksvalt teha, kui tahad, et kui on nagu nii-öelda soojendatav toit või siis on sushid ja asjad, et ja minu arust toidupoe sushi oli ka nagu väga hea kvaliteediga, et kui sa võtad suure karbi sushit, mis maksis seal võib-olla siuke 4-50 € või
et siis kui palju 4-50 umbes. Ma mõtlesin 40-50 eurot. 4-50, 4-5 eurot umbes. Ja sa saad korraliku karbide ja sushit, aga siin sa lähed, ma ei tea, toidupoodi sa maksad võib-olla mingisugune vähemalt 8. 6 tüki sushi eest vähemalt 8-9 eurot, jah. Et seal oli ka terve karp 20 tükki võib-olla 4 euri eest. No võtame siia lõpetuseks selle, et kes kuulab ja mõtleb, et tahaks ka lapsega minna kas Jaapanisse või kuhugile mujale kaugele reisida, mis nõuandeid sa annaksid? No ikkagi tasub ette planeerida, et sul on endal lihtsalt parem ja mugavam, sest siis ei ole jah, sul ei ole, sa ei pane omale seda stressi peale, et sa pead hakkama seal koha peal siis mõtlema ja organiseerima ja planeerima, et kui sa teed ikkagi korraliku eeltöö, siis sa naudid ise seda palju rohkem. Et ei ole, siis sa tead juba, et kus sa millal ööbid ja kuhu minna ja mis sind ees ootab, et sa oskad juba nagu vaimselt valmis olla, et nüüd täna on pikem reisipäev sellest kohast sinna kohta või mis iganes, et siis on nagu natukene parem ja lihtsam. Ja jah, Jaapanis muidugi üks asi, mis nii-öelda oli uus või ootamatu, et Jaapani inimene ei oska öelda ei. Ja see oli konkreetne koht, kus päris keeruline, sest ükskord meil oli hakkasime hotellist välja minema ja meil oli kiire juba rongi peal, et järgmisesse kohta minna ja ma ei leia oma juukseharja üles. Ja ma tean, et eelmine õhtu ma käisin seal on all need onsenid, nagu nii-öelda sauna nii-öelda moodi onsen on siis nagu siuke kuumavebassein ja siis sa saad seal duši all käia ja siis seal on oma nagu riietusruum. Ma tean, et ma kasutasin oma juukseharja eelneva õhtu seal riietusruumis. Ja siis läksin, et ütlesin abikaasalt, kui me lähme, et siis ma kiirelt alt küsin, et äkki leidsin mu juukseharja sealt, et mul väga lemmik juuksehari, väga kiindunud sellesse on ju. Ja siis, et okei, et ma ütlesin, minge teie juba ees, ma küsin, et ma jooksen teile järgi. Ja siis küsisin sealt, et kas te äkki leidsite? Jaa, lähen vaatan, lähen küsin koristajalt. Aha, okei, hästi, et super, et äkki saan oma harja tagasi. On ju. Ja siis ta tuleb tagasi sealt, et et ma lähen toon kuskilt. Ma mingi, et super, jess, mu juuksehari. Ja siis läheb 5 minutit, siis läheb 10 minutit, siis juba 12, ma mingi, et issand, meil läheb rong kohe, et nagu ma olen nagu nii kiire, et ma nagu, et suvase hari ma lihtsalt lähen, aga ma ei taha nagu ilma ära ütlemata ka nagu minema joosta. Ja siis lõpuks tuleb tagasi, vabandust, me ikka veel otsime. Et appi, et ei, vahet ei ole, et nagu, et ei ole leidnud seda, et nagu, et vahet ei ole ja siis ma ütlesingi, et palun ärge rohkem otsige, et läksin minema ja siis järgmises kohas leidsin oma harja oma kotist ikkagi. Aga et see, et ei, me ei ole leidnud, vaid see, otsin. Tegelikult on nunnu. Vähemalt nad pingutavad. Aga vähemalt sul jäi alles see juuksehari. Jah, õnneks on juuksehari. Et siuksed olukordasid oli, aga see oli nagu põhiline, et ei, nemad ei oska öelda, et isegi kui sa midagi küsid või see, et nad nagu, mis on nagu kindel ei vastus, et nagu jah. See on nagu väga armas kultuuri osa neil. Suurepärane, lõpetame selle nunnu ei-looga. Aitäh sulle, Vanessa, selle laheda saate eest. Aitäh. Ja järgmine peatus on eetris 2 nädala pärast. Kuula meid üle nädalati kolmapäeval Õhtulehest, Spotify'st, SoundCloud'ist või iTunes'ist ja ära unusta meie podcasti tellida.